esimene päev, mil ma olen kodune. Ma leidsin ajakirja, mis ma siin antud kevadel Eestis olles voodi kõrvalt. Ja ma pole nagu jõudnudki tegelikult seda lugeda, kuigi 9 kuud on juba peaaegu möödas, mis on siis selle pealkiri, aga seal on mõned asjad ka siis peale rasedust perioodi kohta. Ehk siis selle kohta olen ma natuke lugenud nüüd. Aga kohati nagu tunnen, et I got it. Et me oleme nüüd käinud siin beebikoolitusel, kursusel, you name it, nagu nii paljudel asjadel oleme, või vähemalt mina olen nagu osa võtnud nagu podcastid, internetist otsinud asju, ajakirjad, ühesõnaga väga palju niimoodi kõik exposure'id saanud. Hendrik läks just tööle, panin enda seekese ahju. Plaan ongi tegelikult söön enda hommikusöögi ära ja siis lähme teeme väikse trenni. Et nagu Hendrik ütles, siis ma peaksin endale tegema väikse sellise struktuurse päeva. Ei ole niimoodi, et päevast päev in, päev out ja istun ainult telefonis põhimõtteliselt. Ja ma proovin natukene ikkagi askeldada ja tegutseda ja tegelikult kodus on meeletult palju teha. Ja ma vaatasingi just, et võiks teha siin natukene struktuuri, siin natuke korrastada, kapid enda riided ära sorteerida, mida ma tegelikult kannan ja ka peale rasedus, mida ma veel kannan. Ühesõnaga, väga palju on teha. Ehk vaatame, mis me teeme üldse. Ma just avastasin, et ma ei saagi trenni minna. Pain juba trenniriided selga. Hendrik teelis mingi paki mulle, üllatuspaki. Ma olen kodus ja juhuslikult siis ma pean ootama seda paki ja kuna alati on sama probleem, et kui pakk tuleb, siis nad annavad sulle 8-5 aja. Ja sa ei tea, millal see pakk tuleb selle perioodi jooksul, mis on nagu natukene lollus minu silmis. Aga jah, ma ootan päeva, kuniks see muutub. Ma vaatan just, et äkki siis hakkan enda haiglakotti kokku panema. Ma sain tudupoest sellised nii armsad tuduriided beebile. Siin on midagi. Siin on tudukott jänkudega. Ja siis on selline komplekt. Ja nad andsid ka koodi, mida saate kasutada. Ma ei mäleta, mis perioodini. Aga minust oli augusti lõpuni. Birgit on koodi nimi. Ma panen selle kõik need lingid, nende toodete lingid siia descriptionisse. Siis saate vaadata neid tooteid ka. Mis mulle meeldis nende toodete, ma näitan natukene lähemalt neid tooteid ka. Mis mulle meeldis nende toodete juures, siis kõigepealt väga lihtne siit lahti võtta. Teiseks siis, kuna mu poiss on ilmselt väga pikk, siis on mõnus niimoodi, et saab panna niimoodi, et jalg tuleb siit välja või siis panna jalakattega. Ehk ei pea olema ühte või teistpidi. See siin on lukuga. Hästi kvaliteetne, hästi kvaliteetne. Mori firma toode. Ja siis on see Swavel. Ehk siis luku käes. See on nagu tudu nii-öelda komplekt või tudu, kuidas öelda, kombekas ka lukugasid. Hästi armas. Kui mul siin juba näitamiseks läks, siis ma võin näidata teile ka teisi tooteid, mis ma Eestis sain. Mu vanemad saatsid uue paki mulle. Kui pole eelnevat unboxingut näinud, siis seal on teised tooted ka. Ja nagu ikka, meil on reaalselt 6 tahvlit mesikäppa. Kido firma poolt tuli siis selline toidunõude komplekt. Ma olen nüüd päris teadlik, et beebi ei hakka tahket toitu enne 6 kuud üldse tarbima. See oli nii ilus komplekt ja kui te vaatate, siis meil on tegelikult roheline sein ka siin ja see on niisugune korallikas ehk siis meie nii-öelda sisekujundusega läheb väga hästi kokku. Selline pudel, kahvel, lusikas, puidust osa on see, taldrik niisugune. Ja ma sain ka sealt ühe teki ja ma olen
reaalselt üllatunud, kui kvaliteetne ja kui ilus tekst see on. Ja miks ma seda ütlen, siis ma tegelikult olen kingitusena saanud ühe teki veel. Võtsin selle üles aga tegelikult. Nii, ma sain sellise teki. Ma tegelikult pesin juba sellepärast on natuke kortsus juba. Selline hästi õhukene ja ilmselt nagu see on tegelikult hea nagu teatuks ilmadeks samamoodi. Ma ei tea, kas te nüüd siit videos näete, aga see kvaliteetne osa, mis Kido tekkidel on, sellel on suur vahe. Et mõlemad on minu arust bambusest ja ma olen üpris kindel, mõlemad on bambusest. Aga siin on nagu vahe on nendel kahel on nii meeletult suur, sest Kido tekk on natukene raskem, et te näete ka võib-olla sellest videos ka natuke raskem ja niisugune mõnusam, hästi kvaliteetne. Sa näed kohe, nagu see on tõesti kvaliteetne toodne. Ma panen selle lingi ka siia alla. Tegelikult nad on pakkunud augusti lõpuni 25% soodustust, et tõesti, kui teil ei ole veel seda, siis ma soovitan seda. Viimane toode Kidolt poolt on, ma pole seda lahtigi teinud veel, ma pole veel proovinud. Wow! Okei, see on meeletult pehme. Sellisene bambusest rätik ja mul on tegelikult üks rätik olemas ja see on H&M-ist. Ma ostsin kiiruga, mõtlesin, mul pole beebile ühtegi rätikut. Pehmuse vahe on jälle meeletult suur. Mina võtsin sellise rohelise, kuna meil on poiss ja ilus värvi ja mõtlesime natukene värvi ka tuua sisse tema tootevalikusse. Ma tahan nii väga minna praegu trenni, aga kuna kaaslase pakk pole tulnud, siis on nagu ühesõnaga ma hakkan triikima praegu, ma filmin midagi ka sotsiaalmeediasse ja ma näitangi teile ma siin sellise väga laheda laundry basketi, mida saab kokku siis nii-öelda panna, kuna see on pehme. Ja kuna meil on pisikene korter, siis ma proovin kõik asju kompaktselt teha ja osta ja niimoodi, et süsteem oleks nii-öelda paigas. Aga hakkame siis triikima. Tappan siin, lähmegi me trennis ära. Tänane plaanitud ei läinud nii nagu plaanis, kuna mul ei ole haiglakoid pakitud, mul ei ole riide kokku siin pandud, pesu kuivab väljas hetkel ja homme jätkame ühesõnaga. Aga nagu näete, siis ma panin natuke ilusamad riided endale selga. Selle kleidi ostsin Reserverisist. Et tegelikult ostsin selleks, et lootes, et ma hetkel saan seda kanda, aga muidu oli idee osta järgmiseks suveks, aga voilà. Väga ilus kleit on see. Miks kleit seljas? Me lähme täna Henrikuga stand-upi vaatama. Ma tegin sellise kingi Henrikule. Ma ei tea, ma kutsusin ta teidile nii-öelda. Ja meil on tegelikult 2-aastane anniversary 2 päeva pärast. Ehk siis, pumpkin lööme enda jalgadega siia kõrvale praegult. Aga me lähme siis väiksele teidile ja poole tunni pärast me peakski teemaga seal kokku saama. Et peaksin nüüd kiirustama tegelikult. Ma ei võta teid sinna kaasa, kuna ma ei hakka seal filmima otseselt, aga ma lõpetan selle vlogi ära, kuna siis ma saan alustada uut vlogi ja tavaliselt ma ei lõpeta vlogi. Näeme järgmises videos. Tšauki!